Martsipani, mascarpone, munavalge vahu, meeletus. Te olete end seekord ületanud, härra ja proua Kook. See on kindlasti selle aastase rahvusliku magustoidu võistluse võiduroog. Tänan, Roosa. Ja aitäh, et selle meie eest Kenterlotti kohale viid. Absoluutselt, see on mulle suur au ja ma... Vabandust, kas me võiks liigutama hakata? See kook on veidi raske võitu, kas pole suur? Just. Hästi siis suur. Rongijaama. Täpselt nii. Rahulikult ja aeglaselt. See on kallis kaup. Ja, see võttis mitu kuud planeerimist. Oleks kohutav, kui see... Kukub. Ärge muretsege, härra ja proua Kook. Vikerkaaresööst, võbelus, veidi pegaabi. Ma viin selle turvaliselt kohale, küll näete. Loomulikult, Roosa. Me ei kahtle sinus. Pidevik, saaksin sinult rääkida. Üks kena kaitseloits lisakaitseks. Parem karta kui kahetseda. Õunarüüp, haruldus, üks viimane asi. No nii, ponid. Nüüd oleme lõpusirgel. Näete nüüd, härra ja proua Kook, sain selle ilusti kohale. Ja nüüd on see vaja lihtsalt sisse saada. Mu väike poni, mu väike poni. Mu väike poni. Küll mõtlesin, mis sõprus olla võiks. Mu väike poni, kuni selle maagiat jagasite. Suur seiklus, lõbu ka. Kaunis süda, ustav ja hea. Lahke olemine lihtne on. Täiuslikuks maagia teeb. Mu väike poni. Te sõbrad kõik mul kõige paremad. Mu väike poni. Sõprus on maagiline. Aitasite mul koogi turvaliselt vagunisse tuua. Aitäh sulle, et kutsusid meid endaga rahvuslikule magustoiduvõistlusele Kenterlotti. Ma olen kindel, et pidustused on oivalised. Mis neist pidustustest? Ma ei jõua ära oodata, et saaksin neid maitsvaid asju proovida. Nii, kõige maitsvam on kindlasti kookide martsipani, mascarpone, munavalge vahu meeletus. Martsipani rammus, kreem ja seadus ühendatud mascarpone hapuka pikantsusega, segatud munavalge vahu sumeda siidisusega. Seepärast kutsungi martsipani, mascarpone, munavalge vahu meeletust miks? Täpselt, see on kõige maitsvam, meeldivam, meeliköitvam, parem kook Ponimaal ja saab kindlasti esimese koha. See ei ole nii, sest mina, Gustav Legrand, kutsun su kohmaka koogikese hõrgutavate delikatesside duellile minu eriliselt erakordsete ekleeride vastu. Need hävitavad kõik vastased, saavad esimese koha ja kroonivad mind kuningaks. Pole võimalustki, Legrand. Sõõriku Joe, mida sina Ponilinnas teed? Tulin järele kõige tähtsamale koostisosale mu võistlustöö. Sõõriku linna jaoks. Ja selle superströssliga purustavad mu sõõrikud. Kõik ülejäänud magustoidud võtavad esimese koha ja teevad mu sõõrikupoe kuulsaks. Igaveseks. Oh, Joe, su saamatud sõõrikud ei suuda mind võita. Tere! Mis sinu nimi on? Mina olen Malve Muulia. Vaadake kõik mu šokolaadipõtra. See trambib sodiks teie tordid, saab esimese koha ja teeb minust parima koka kogu Ponimaal. Madame Malve, sina ja su põder eksite. Sinu pepsid ekläärid ei võida eales mu sõõrikuid. Kookide martsipani, mascarpone, munavalge vahu meeletus võidab. Su lihtne kook ei võida eales mu põtra. No, paistab, et homme ootab meid maitsev võistlus. Ehk peaksime nüüd kõik end õhtule sättima. Mina olen tõesti päris väsinud.
Jaa, ma poen ka põhku. Oodake, kas te kokkasid ei kuulnud? Me peame kaitsma. Ma tean superkindlalt, et on parim magustoit Ponimaal ja ma tean, et nemad teavad ka. Ja siis? Ja siis üks neist ründab täna kindlasti kookide kooki. Te peate aitama mul valvata. Roosa, sa reageerid üle. Jaa, need kokad ei tee su koogile midagi halba. Teevad küll. Ma kohe tean seda. Olgu, kui tahad, siis valva. Meie läheme magama. Ma veel näitan neile. Ma olen kogu öö üleval ja kaitsen sind. Miski ja mitte keegi ei takista mind sind kaitsmast. Stop! Saboteur! Nüüd oled käes! Mis? Aga üks neist pagaritest kavatseb midagi halba. Ma ei jäta teid üksi, mis ka juhtuks. Kes kuu kinni keeras? Püsi koogist eemal, parganägu! Seisa, varas! Oih, on sul kõik korras, varas? Mina reageerin üle, mis? Ma teadsin, et ma pean sul silma peal hoidma ja seda ma teengi. Kook! Sa oled maaliline. Ma tean. Õnnitlused hästi tehtud töö eest oleks siinkohal kohased. Ära nüüd kiirusta enda kiitmisega, Roosa. Vaata. Vaata mida? Mis on? Mis juhtus? Martsipani mascarpone munavalge vahu meeletus. See on moonutatud. Nüüd peame teada saama, kes tegis. Sa mõtled, kes seda tegi? Täpselt, kes tegis tegu tegi? No, kuna olen lugenud palju kriminulle, tean, et ainus viis süüdlast leida on uurida. Täpselt. Ja kuna mina olen peadetektiiv, siis täpselt seda ma teen. Sina uurid? Ja Videvik on minu pikatoimeline abiline, kes küsib tobedaid küsimusi, mille vastus on ilmne. Olgu, Roosa, kas hakkame juhtlõngu otsima? Absoluutselt tobe küsimus, mu kallis Videvik, sest ilmne vastus on... Ja? Ei, sest ma tean, kes seda tegi. Roosa, kuidas sa saad seda teada? Kuidas ma saaksin mitte teada? Ilmselgelt sooritas koletu kuritöö pagar, kes teadis, et tema magustoit ei saa vastu martsipani mascarpone munavalge vahu meeletusele. Ilmselt kartsid sa, et su ekläär on väärt, Gustav! Ai! Korista küünised koogi küljest krants. Oh, heldus! Aga see ei ole loogiline. Mida sa tahad öelda, pikaldane abiline? No esiteks, kui sind seoti rööbaste külge, kuidas sa siin oled? No see pole vist päris tobe küsimus. Ja teiseks, kooki pole lõigatud, sellest on hammustatud. Vaata neid hambajälgi.
No, sul on õigus, kullasemu. Gustav Legrand on ilmselgelt ilmsüütu. See tähendab, et hävitas teine pagar. Pagar, kelle sõõrikud on võõrikud. Täpselt nii, see oli Joe. Või nagu teda spioonimaailmas tuntakse, Luck, Fat Luck. Roosa, siin ei ole laserkiirtega turvasüsteemi ja Joe ei ole osav pättlak. Ta on suur, rohmakas ja korratu. Hei! Kuigi sa näeks smokingis päris elegantne välja. Sul võib isegi õigus olla pikaldane abiline. Isegi. Nüüd, kui ma vaatan neid magustoite lähemalt, näen, et üks ei suuda mulle silma vaadata. Roosa, see põder on šokolaadist. Jah, ja keegi, kes tegi magusa metsapulli, läks paanikasse, kui nägi Sa siis ütled, et süüdlane on... Malve Muulia. Võtta esikoht. Loodetavasti oled enda üle uhke. Muulia. Roosa, lõpeta, see on naeruväärne. Vaata teda. Sul on vist õigus. Tänan. Aga ma olin nii kindel, et just üks pahuratest pagaritest hävitas Nii valitseks just nende maitsev maius. Ma mõtlen, no vaadake Joe sõõrikulinna. Milline kaunis linnatäis sõõrikulist headust kaetud ahvatlevad suurepäraste suhkruströsslitega ja Gustavi ekläärid on uskumatult isuäratavad oma kiiskava glasuuriga. Ja siis see Malve Muulia šokolaadipõder. See suus sulavalt siirupine šokolaadipõder meelitab maitsepungi oma siidiselt sumedas šokolaadisusega. Miks kurjategija sõi martsipani mascarpone munavalge vahu meeletust ja jättis selle ahvatleva kolmiku puutumata? Kes tegu tegi? See müsteerium muutub iga minutiga müstilisemaks. Sa pead lõpetama süüdistuste loopimise ja tõe välja selgitama. Poni, minge kõik oma vagunitesse, et me saaksime veidi uurida. Olgu, Roosa. Selleks, et see juhtum lahendada, me peame uurima juhtlõngu. Nii, sina olid siis kogu öö kuritöökohal. Ega sa ometi mind ei süüdista? Ei, aga äkki nägid sa midagi, mis meid aitaks? Ma nägin kuu valguses üht siluetti. Väga hea, läheme sinu jälgi mööda. Ja siis jälitasin ma teda mööda rongi kambüüsini. Aga kui ma sinna jõudsin, oli ta kadunud. Ahaa, meie esimene juhtlõng. Ma vist tean, kes seda tegi, Roosa. Juba? Jaa, aga mul on vaja rohkem tõendeid. Räägi, mis järgmiseks juhtus. Ma kuulsin kedagi teist magustoiduvagunis ja jälitasin teda vedurini. Aga kui ma sinna jõudsin, ei olnud seal kedagi peale sütt kühveldava vagunisaatja. Vagunisaatja, Aga see ei ole loogiline. Mis järgmiseks juhtus, Roosa? No,
Ma läksin tagasi magustoiduvagunisse. Ja kardinad sulgusid ise salapäraselt. Huvitav. Veel midagi? Kuulsin kabjaklobinat, kõva mütsu. Ja siis olid nad kadunud. Kui kardina lahti tõmbasin, olid ukse kõrval olev portreed viltu. Heldus, mis see on? Mis veel, Roosa? Ongi kõik. Kogu ülejäänud öö valvasin ma siin kooki. Tähendab, ülejäänud öö magasin tordi kõrval. Ja kui üles ärkasid, oli pool kooki kadunud. Täpselt. 1000 ja tuline ma sain vist pihta. Kutsu kõik ponid siia. Meil on koogisüüdlane tabada. Miks me jälle siin oleme? Kindlasti imestate, miks te kõik jälle siin olete. Ta on osa. Me tuvastasime koogikatastroofi kahtlusaluse. Aga kuidas? Teate, kui teete kurja, on oluline juhtlõngu mitte jätta. Eriti mitte ilmselgeid juhtlõngu nagu see. Ahaa, sinine sulg. Ma teadsin, et see oled sina. Gustav Legrand. Roosa, Gustavil ei ole siniseid sulgi. Ei, sest ta on neid värvinud. Ei, Roosa. Mäletad, kuidas sa jälitasid kahtlusalust kambüüsini ja ta kadus äkki? Sest ta lendas lihtsalt minema. Aga ta jättis endast märgi maha. Kas polnud nii? Vikerkaaresööst. Mina, mulle isegi meeldi kook. Nii, et vikerkaaresööst tegi seda. Juhtum lahendatud. Juhtum ei ole lahendatud, sest kui läksime vedurisse, nägin vagunisaatja mütsi ja mütsi sees oli see. Nii, et see olidki sina. See roosa karv tuli sinu vikerkaare värvilisest lakast. Minu lakas ei ole roosat. Roosa, sa siis kannad parukat. Lõpeta! Roosa, kas mäletad? Sa jälitasid poni vedurini, kus nägid sütt kühveldavat vagunisaatjat. Aga see ei olnud vagunisaatja, see oli võbelus. Oi, heldus. Sisse kukkusid võbelus. Roosa. Aga siis kinnitas mu kahtlusi veel üks asitõend. Sa valvasid kooki, kui kardinad salapäraselt sulgusid. See ei ole mingi salapära, see on maagia. Kui varas üritas põgeneda, jättis ta portreele väikese lisanduse. Kas keegi on veel märganud, et haruldus kannab täna teistsugust soengut? Mida? Kas stiilimuutus on kuritegu? Minu arust on kuritegu stiili mittemuutmine. Tõesti. Olgu, ma olen süüdi. Mul on võltsripsmed. Ja ma võtsin ampsukooki. Mina ka. No, mina ka. Sa panid selle lihtsalt nii maitsvalt kõlama. Nii maitsvalt. Jah, see oli nii. Ma kavatsesin vaid väikese daamiliku ampsu võtta. See oli nii hea. Ja, ma sukeldusin lihtsalt sisse. Mul on väga-väga kahju. Kohutavalt kahju. Anna andeks, Roosa. Pole hullu. Vähemalt on see juhtum nüüd lahendatud. Aga ei ole ju. Saime teada, kes sõi martsipani, mascarpone, munavalgevahu meeletuse. Aga me ei tea, kes teiste pagarite toite maitses. Õige videvik. Kas tead, mis me peame tegema? Noh, mina tean. Kas sina tead? Otsime vihjeid. Aha. Noh, Roosa, kas leidsid magustoitude mugija? Täiesti kindel. Need olid meie pagarid. Esmalt on Gustavil šokolaad vuntsibaaril. Ja Joel on eklaar päädal. Ja Mulial on strössel põsel. Mis teil öelda on, pagarid? Mul on kahju, Mulja. Roosa jutu järgi tundus su šokolaadipõder crème magnifique. Ja Roosa kirjeldus sinu eklääridest pani nad kõlama ülimaitsvatena. Ja viis, kuidas ta rääkis su sõõriku linnast, murdis mu vastupanu.
Noh, ponid, lõpuks on saladus lahendatud. Jaa, aga nüüd pole meil magustoite, mida võistlusele viia. Ma arvan, et me saame seda parandada. Tulge! Kallis printsess Taevalik. Täna õppisin, et järeldustega ei tohi kiirustada. Enne kui midagi teiste kohta ütled, pead faktid korralikult välja selgitama. Kui sa seda ei tee, võid kedagi kogemata alusetult süüdistada. See võib neid solvata. Ja sind ennast väga tobedas valguses näidata. Nüüdsest peale kontrollin alati kõik faktid üle. Kuidas see õppetund sobib, printsess Taevalik? Ampsu tahab. Suurima hea meelega. Tõlkis Käri Sõelsepp, teksti luges Karin Rask.